Ma ei pean siin küll väga palju täna, aga juhul see on siis Artist kukkunud eelviimane haridusprogrammi üritus Marilannist ja koomiksikunstist. Ma ei tea, kas seal oli ühesõnaga kindlasti spetsiaalse pealkirja. Ja ma ütleksin praegu kohe ära, kuigi te vist ma arvan teate ka, et homme on viimane üritus ja siis toimub Artist joo. Jaanas sama sellest ma järgsin. Nii. Tere! Ettekande pealkirjaks panin ma Eesti karikatuurist poliitilise korrastajana. Materjal on põhiliselt pärit sellest aastast, kui ma kirjutasin artiklit Priit Pärna karikatuuridest ja selleks, et aru saada tema tööde rollist siis üldisemas pildis, siis ma pidin endale kogu selle konteksti selgeks tegema. Et sellest on siis nagu nüüd tulevad skännid ja see infopakk on nagu olemas. Aga et korrastamine pealkirjas figureerib pigem siis sellises reorganiseerimise tähenduses ja lähtub teesist, et huumor, see on hulgas siis visuaalne huumor, mille tüüpiline näide on karikatuur, funktsioneerib massimeedia kaudu, mis ühiskonnas hoiakut suunama ja nii edasi vahendina. Et huumor on selge poliitilise potentsiaaliga ja siis massimeedia kaudu on võimalik selle abil suunata avalikkust kas näiteks millegi või kellegi üle naerma või jagada siis seda publikut nii-öelda meieks ja nendeks, et soovi korral tõrjuda ja võrrandada mingisugust nii-öelda vaenlase mõnul ja nii edasi. Ja ajaloolises plaanis on seda ka siis selles perspektiivis palju kasutatud võimu huvides just näiteks sõjapropagandaks, külma sõja ajal välisvaenlaste vastu, samuti sisevaenlaste vastu. Aga teiseks on siis visuaalhuumoril ka õnnestuslik potentsiaal, et seda tingimata ei pea rakendama üldsõtte võim, vaid siis nii-öelda vastasveine. Et seda soodustab asjaolu, et huumorit ja naljapilte traditsiooniliselt peetakse nii-öelda vähetähtsaks valdkonnaks. Lehes on palju olulisemad õppimine naljapildid. Ja see viib siis selleni, et näiteks ka tänapäeval on paljudes Ameerika konservatiivsetes ajalehtedes kõige radikaalsemaid vaateid esindavad sisse ostetud koomiksi libad näiteks. Ja siis ühiskondlikud vaated ja hoiakud on lehe põhiliinist täiesti erinevad, aga kuna keegi ei pea neid koomikseid nii oluliseks, siis jääb see nagu toimetused märkamata, et käib selline vaikne õnnestustegevus. Ja ka Eestis on siis seda mõlemad rakendust, seda võimupoolset suunavat kui opositsioonilist huumorit siis toodetud küll. Ja see etapp, mida ma selle loengu tarvis vaatlen, on siis põhiliselt Nõukogude Eesti karikatuur. Ja selleks on rida häid põhjuseid. Et esiteks see, et Eesti nüüdiskarikatuuris kindlasti samas võtmes kõneleda ei saa, sest karikatuur on nii kunstiliigina kui ühiskondlikult mõõta meediumina, sest tänaseks suhteliselt tavaplaanile jäävad ja omad anakronistliku variandi. Ja üldse puhtalt selle tõttu, et trükimeedia tähtsus on uuema meediaga samuti vähenenud ja huumori väljendused on teisenenud. Aga siis vastupaaluks Eesti LSV totalitaarses keskkonnas on siis need vaadeldavad protsessid ka suhteliselt lihtsalt jälgitavad, sest meediakanalite arv oli väga piiratud ja trükiväljaandeid oli ka ainult käputäis, et siis põhiliselt siis 2 korda kuus ilmub ajaklipp Pikker. Meil hakkaski vist 57. aastal seda silmuma. Ma siis käputäis ajalehte selle lisaks. Praegusest pildist ülevaadet saada oleks palju keerulisem, et see on lihtsalt palju hajusem. Ja miks ma ei räägi siin nõukogude-eelsest ajast, üks asi on ajaline maht, teiseks mul ei ole sellest ka nii selgelt ülevaadet, et seda siin võrdluseks esile tuua, sest seda teemat karikatuuri üldiselt väga palju Eestis uuritud ei ole. Ma olen näinud ainult ühte rahvusraamatukogu kuskil kataloogides on märge mingist 60-ndate tehtud kandilaat tööst,
mis peaks siis rääkima 20. sajandi alguse Eesti karikatuurist. Ja siis ei ole kirjutatud ka mingit ülevaadet Eesti Vabariigi aegsest karikatuurist, kuigi on siis kogumikke ja raamatuid üksikute kuulsamate autori kohta, näiteks Kori on siis põhiline saadusvaheline. Tema paistis siis ka silma selge poliitilise hoiakuga sotsiaalse õigluse teemal ja nii edasi. Ja siis vastavalt sellele oli temal kui teistel karikaturistidel, kellel oli poliitilist sõnumit rohkem, siis vaikival ajastud tsensuuriga probleem. Et see teema on täiesti läbi kirjutamata. Et siis nõukogude etapile keskendumiseks on meil sellised kaalukad põhjused, et materjal on puhtalt siis poliitiliste olude peegeldajana huviväärne ja teiseks on küsimus ka kunstilises kvaliteedis. Kui rääkida Eesti karikatuuri kui kunstiliigi ajaloos, siis selle kuldaega kindlasti eeskätt 70. ja 80. aastates seda siis nii tsensuuri, stagnatsiooni kui suletuse kiuste. Et see on omale paradoksaalne. Aga ka sellest etapist ei ole eriti kirjutatud. Enam ongi ainult see viimane artikkel, kus ma siis kirjutasin kõik Värna karikatuuridest teaduslikel uurimustel. Ja et selleks kokku saada, siis põhiliselt tähendas see tuima raamatukogu tööd, et vabata siis järjest pikri aastakäigud üle teisel ajalehe ajakirjad. Olulised kohad, kus karikatuuri ilmus oli ajaleht Sirbi ja Vasa tagumine külg. Siis Tartu ajane edasi ilmuliik Erilane, ajakiri Noorus näiteks, ja siis ilmusid ka mõned karikatuuri kogumikud ja nii edasi. Ja rahvusraamatukogu kataloogis püüdlikult ära ka artiklid, mis karikatuurist kirjutati ajalehtedest. Oskust kaartkataloogi kasutada, siis rahvusraamatukogus on materjalid täitsa lihtsalt leitavad. Nii, aga nüüd sisu juurde minnes, siis alustan kuskil siis 40. lõpust, mis on teise maailmasõja järel siis Eesti karikatuuri ajaloos üsna troostite olukord. Ütleme, sõjajärgne seis oli enam võrreldes muu Euroopa tasemega. Aga siis tolle ajastu suurim karikatuurist Noor Kori suri aastal 1944 ja saabus stalinism, mille tingimustes siis karikatuur eksisteeris sedasi vaevu ja oli sellises sügavalt ära hirmutatud jumed, et esiteks oli pidev oht eksida nalja objektiga, mis võiks tähendada siis tolle ajastul väga drastilisi tagajärgi. Ja teine aspekt oli see, et sotsrealistlik kunstidoktriin ja karikatuurile omane visuaalne stiliseering ei pruukinud klappida. Et kui natuke liiga palju stiliseerida, mis saada sündistatud formalismis ja sellest olid ka jamad. Tulemus on siis see, et tullastes lehtedes karikatuuri on kohtuvalt vähe. Et on väga üksikud sellised punases toonis asjad ja väga halvad sarsi. Või siis laenud kindla peale minek on laenud siis Venemaal ilmunud huumoriajakirjast Krokodil. Ja siis joonistatud naljapiltide asemel visuaalseks materjaliks on siis pigem sellised sotsrealistlikus vormistusplakatid ja portreed. Aga siis Stalini surma järel aastal 1953 hakkas karikatuuri alas ka tasapisi olema leevenema. Et tekkis ta järjest rohkem lehtedesse. Ja siis aastal 1957 alustas siis koguni ilmumist spetsiaalne huumoriajakiri Pikker, kes on üks esimeste numbrite kaasa. Ja siin on natuke selliseid sisuväljavõtteid. Et seal on üldiselt näha, et see eneseväljendus on vormiliselt üsna kängitsetud ja teiseks on ilmnega mure siis poliitilise korrektsuse pärast. Ja vähestest autoritest, kes siis neid pilte tootsid enamik tegeles nii-öelda väikeste olmeteemadega. Ainuke selline, kes jätab tõesti sellised programmilised punase mulje on Jaan Jensen, kelle asi oli siin ülene. Et tema on juba selleks ajaks võrdlemisi eakas, süütitud aastal 1904 ja oli ka Eesti Vabariigis aktiivne, aga siis uuenenud ajastul ellu jäämiseks siis soovitas täielikult kannapöörde ja siis pühendus selliste kodanluse liialduste paljastamisel. Ja huvitav on seejuures see, et Heinz Valkma tagantpeale oma mälestustes meenutanud Jensenit kui
sellist soliidset Eesti-aegset härrasmeest, kes oli väga viisakas ja kena inimene, et see näib, et tööd, mis ta tegid, olid kantud pigem sellisest konjunktuuride ajust ja vajadusest olukorras ellu jääda, mitte siis kuigi siiras eneseväljendus. Nii, just vaadati tagasi. Paralleelselt mõned nimed, et see plokk siin on siis selline 50ndate lõpus, 60ndate alguses alustanud eelmisest. Siis ajakirja Pikker kasulikkusest oli see eeskätt, et ta pakkus siis kodumaistele karikaturistidele avaldamisvõimalust, et neid oli meil esialgu kaunis vähe. Ja nende suutlikkus oli siis nii kunstiliselt tasemelt kui mahult võrdlemisi madal ja see tähendas, et otsiti mõnepidi materjali. Et sellest tulenevalt oli Pikker siis tolle etapil ka selge selline karikatuuri haridusandja oli. Et esiteks kasutati kodumaise huvitaval suhteliselt palju laenatud materjali, see publik välismaa huumoritsi. Copyrightist ei olnud sellel keegi midagi kuulnudki, et lihtsalt trükiti ära mingisuguseid pilte, mis olid leitud kas teistest mingitest sotsbloki lehtedest või siis ka välismaa lehtedest ajalehedest, kui tonaalsus sobis. Ja selles ei olnud Pikker ka üksi, et seda sama tegi Sirp ja Vasa 50-ndatel. Ja kuulus oli see, et maksma ei pidanud sellest kellelegi. See olid erikorrad see, et kui tegemist oli Nõukogude Liidu autoritega, siis pandi vähemasti nimi alla, aga kui olid kaugemalt siis sotsblokist väljast poolt pildid, et siis pandi ainult välja anda nimi, näiteks mingi Prantsuse ajalehede nimi. Aga oli 2 erandit, kelle nimed oli ilusti kirjas Jean Eiffel ja Helmut Pitslow, siis prantslane ja taanlane. See oli mõlemad väga vasakpoolsete vaadetega ja siis Nõukogude Liidus poliitilise sobivused väga hinnatud, et need mõlema liigused sellised suured kõvakaanelised pildiraamatud ja nii edasi, tohututes tiraažid. Huvitav on veel see, et taanlased ise näiteks seda Pitsloopi praktiliselt ei tea. Neil olid hoopis teised staarid, tema oli selline idabloki täht. Ja piltide sisu oli nendel laenudel muidugi siis vastavalt valitud, et sobiks selle poliitilise korrektsuse raamidesse. Aga teine aspekt oli see, et puhtjoonistuslikult avardasid siiski samal ajal silmaringi. Et nemad olid siis ammu üle läinud sellisele lihtsale joonel põhinevale koomilisele stiilile. Ja koha peal, kus oli olnud selline praktiliselt üle 10 aastate keskmine kaudkarikatuuri koha peal, siis õpiti kiiresti ja võeti vaikselt järele. Pikrites on selle ajal lapatas täiesti jälgitud, kuidas siis need kohalikud autorid õpivad ka kõik moodsamalt joonistama. Et siis seda siin allulevat koriasja tahtsin ma näidata selle aspekti poole pealt ka, et Pikril oli siis veel teinegi hariduslik motiiv, et ta tasuta materjali ja üldse materjali puuduses, siis võttis ja trükkis ära ka vanemat Eesti karikatuuri, mis poliitiliselt sobis, et see kori nii-öelda sotsiaalkriitilised Eesti-aegsed asjad läksid ka päris hästi peale. Ja seal on huvitaval kombel seda materjali täitsa palju, näiteks sellist 1905. aasta revolutsiooniaegset tsaari võimu ja religiooni vastu suunatud karikatuuri, mis on kunstiliselt täitsa kõrgel tasemel. Selline juubedlikkus võtlas ja nii edasi. Et kogu see vana Eesti materjal oli ka märksa huvitavamalt ja elegantsemalt joonistatud kui samades Pikri numbrites sisaldunud uued asjad. Miks seda siis ka pandi tähele ja püüti ennast parandada. Et siis see trend kasvas läbi 60. aastatel. Et kasvab kohalike autorite hulk ja tõuseb materjali kvaliteet. Et eriti siis 60-ndatel on üldse karikatuuri osakaal Pikri sisus hästi suur ja välismaa laene ja arhiivi materjali jääb järjest vähemaks ja seda möödas, et uued pildid on joonistuslikud edelamaks ja kunstiliselt julgemaks ja odavaks. Et see siin on Olivar Kallase üks näide.
Loomulikult säilib selle juures ka poliitiline konjunktuursus, et see on pikri esikoha, reegel on need esikohas pidi vähemasti olema selline programmiliselt punane. Aga sisu osas oli asi natuke leida. Siin on teine Olimar Kallas, samamoodi selline töölt viimise vastu suunatud poliitiline esikohas. Kui temaatikust üldse rääkida 60-ndatel, et siis oli palju sellist ajastu vaimus optimistlikku teaduslik-tehnilise progressi usku, siis selline naiivsest naljakas võtmes ulmeteema. Et siis eriti naljakas sellele, et on kombinatsioonis selliste väga anakronistlike sotsiaalsete vaadetega teiselt poolt. Olmemured, moodne elu, samas vähem ka sise- ja välispoliitilisi teemasid. Ja üldse tonaalsus läheb seda selline järjest kergemaks, et selline muretu ja siis selline sulaast vaimus lõbusus 60-ndatel, naiivne ja muretu tonaalsus üldiselt. See on üks olema Kongo Hiibus, kes tegi kõige programmilisemad sellised kapitalistide põhjalist ja sellised kodupunaseid teemasid. Aga siis läbi 60-ndate tuleb ka, see on üks, Olimar Kallas tegi Vikresse päris palju sellised koomikse ribased, et siis 70-ndatel läks ta üle lastekoomikse raamatudega, siin on nii-öelda täiskasvanute teemad. Justlik poistide elu mingisugune, mingid noormehed, siis mingi naispaar, mida ka on nendega, mis Aada ja Ida oli koomikse, moodsad naised. Aga et siis paralleelselt hakkab siis nii-öelda uute talentide otsima ja 60-ndatel. Nõukogude Liidul oli see noortekultuur väga oluline just sellise positiivse hõlmamise mõttes, et ei tekiks mingit põrandaalust kontrakultuuri, et siis tuli pakkuda noortele palju võimalusi siis ametlikes väljaannetes. Mis tähendas siis seda, et karikatuurivõistlusi, noorte karikatuuriste rubriiki, Vikris ja nii edasi. Kuskil 60-ndate teisest poolest läks siis konkurents selle tulemusel tihedamaks, et nad tõesti leidsid siis mingid noori nadekuid. Ja viis siis selleni, et 70-ndateks, siin on veel 60-ndatel, see Iidu ja Aadu on Olimar Kallas, siis selline Vikrist pärit koomikse juba. Uus tänavane elu. Ja see on Stanislav Malahov. Kaas on küll aastast 80, ta alustas siis 60-ndatel ja samas stiilis jätkas nagu surmane. Ei arenet väga muudi poole, et see kosmoseoptimism heidil. Aga et siis kui liikuda 70-ndatesse, et siis selleks saaks Eestis siis välja kujunenud küllalt soodne erialane tööpõld karikaturistidele. Keskmaks oli endiselt ajakiri Pikker, aga see ei olnud see väga kaugeltki ainuke avaldamiskoht. Et väga palju joonistust ja ka karikatuuri avaldasid ka teised ajakirjad. Et juba nimetatud Noorus, mis samuti ka illustratsiooni välja nagu Nõukogude naine ja nii edasi. Lihtsalt kas või seepärast, et fotomaterjalide trükkimisest tulemused olid võrdlemisi koledad ajast tehniliste võimaluste juures ja illustratsioon oli lihtsalt esteetilisem välja. Nime hakkas endale tegema näiteks Elle Tikerpäevist oli palju illustratsioon. Ja avaldamisvõimalus oli nii palju, et siis autorid said ennast ka profileerida vastavalt siis publikugruppidele. Mõned tegid rohkem lastele, et kuskil on näiteks Teet Kuusmaa asju. Liidu näiteks sellised lasteraamatud. Publikule see on ikka väga meeldis, nii lasteraamatud kui karikatuur kui illustratsioonid ja ka honorarid olid suhteliselt korralikud illustratsioonide eest. Mis tähendas seda, et tuli järjest juurde inimesi, kes neid joonistada tahtsid. Ja siis tekkis ka kodumaine näituse tegevused, rändnäitused kolhoosikeskustes olid üsna tavalised ja siis suvised ülevaatenäitused ja ka personaalnäitused. Ja ühtlasi hakkas tekkima ka siis välissuhtlust karikatuuri alast. Hakati
hakati saatma oma töid siis üleliidulistele ja rahvusvahelistele karikatuurinäitustele. Põhiline sihtmärk oli Jugoslaavias Skopjest toimuv näitus, kust saadi ka auhindu. Priit Pärl sai just kuulsaks esmajärgus sellega, et õnnestus võita sealt Skopjest siis peapreemium. Kui ta siin sel ajal oli mingisugune noor ja Pikris olid sellised teenekad karikaturistid ees, et siis peavõit tõstis kodumaakonna staatust kõvasti. Ja siis 70. vältel kogu siis selle aktiivse tegevuse tulemusel kasvas ka karikatuuri kunstiliigi eneseteadus ja ühiskondlik prestiiž laiemalt. Kui rääkida sellisest emantsipeerumisest, hakkas tulema juttu sellest, et ka karikatuur on kunst ja nii edasi. See kõik tõmbas muidugi veel selliseid uusi talente ka juurde, andetuid inimesi ka, aga ta selleks nagu järjest kõrgemaks siis ei pääsenud teemadena eriti trükki. Kuskil 60. lõpust läks siis nagu päris tihedaks. Näitan vahepeal natuke nimesid ka. See prooksin on selline 70. lõpp ja 70. algus ja edasi ja siin osad viimased on juba sellised 80. põhilised tegid. Enamikul neist nimedest, kes siin on, oli põhitöö. Mõned näiteks olid animaatorid, kes joonisfilmis või ka lõpufilmis ja mõni töötas ka täiskohakonna lehe juures kunstlik illustraatorina. Väga üksikud olid vabakutselised, aga oli ka sellised uhkeid ideoloogilisi näiteid sellest, kuidas tubli nõukogu tööline vabal ajal viljeleb kõrgel tasemel kultuurilist hubi näiteks. Roman Ohlau töötas Estoplastis ja Kurti Mool oli insener ja Edvard Tüüm oli kasvusliikumise aktivist ja üldse tugi kodanik ja nii edasi. See ei olnud üldse paha hobi, kuna honorarid olid täiesti arvestatavad. See oli umbes niimoodi, et Pikri esikaane eest sai pool korralikku kuupalka ja Pikri elus 2 korda kuus. Soovi korral võis enam ära elada, sest Maria piltide joonistamisest või toimetajatega hästi läbi saada. Nii. Näitan. Põlvkondade lühede jutu, kes ma näitan karikaturisti, kes mulle väga meeldib, see on Roman Ohlau. Konkurents tihenes ja rahvast tuli juurde, et siis hakkasid tekkima lõhed. Üldse 70. pilt on tohutult palju mitmekesisem ja ambitsioonikam kui 60. stiili Pikrites paistab võrdluses üsna selline ühelt poolt selline helge lihtne ja naiivne, teiseks üsna ükslune visuaalselt, et kõik joonistavad enam-vähem samamoodi. Aga et siis peale tulnud noored 70. alguses esindasid pigem sellist sülget ja mitte eriti naljakat tonaalsust, sest oli siis mürgine kriitilises võtmes ja nad hindasid ka kõrgelt seda, et joonistus näeks siis graafiliselt efektne välja, sest seda hinnati rahvusvahelistel näitustel, kui nad püüdsid oma asju saada. Nii. Roman Ohlau esindab siin seda, mille vastu noored üldiselt olid, et temal on selline väga tore selline prolehuumor, joodikutest traktoristid ja sellised asjad, et kommunaalhuumor nõukogude argipäevast. Aga et siis noored olid palju selliste eksistentsiaalsemate teemadega ja esindasid ka varjatud võimukriitikat, mille järgi oli sotsiaalne tellimus. Üldse siis 70. teemad olid pigem sellises tõsisepoolses tagamõttelises ja iroonilises võtmes ja nii palju, kui andis süsteemi kritiseerida, nii palju seda püüti teha. Üks asi oli selline Ohlau stiilis osutamine nii-öelda üksikutele puudujääkidele, aga selle varjus oli ka süsteemi kriitikat peita, aga et siis noorem generatsioon oli selline ja otsesemalt vastanud. Ja et siis kuna keskvõimu näol eksisteeris ühiskonnas ka selline ühise vaenlase kuju, mille pilti suunatud rohkem või vähem varjatud pila ja kriitikat, siis ka publik ootas ja piltidelt pisikeste viiete kaudu välja lugeda oskas, siis said need nooremad karikaturistid kiiresti päris populaarseks. Isegi selle
ka see, et nii-öelda intellektuaalne tase tõusis, et nad viljeldasid võrdlemisi rafineeritud huumorit, eriti Sirbi tagakülg oli selline. Siit ei saa midagi olla. Et kus juba ei olnud enam mitte suvalised joonistajad, need olid ka kunstiülikooli diplomiga, näiteks Ülo Emmus ja Rein Kaks ja sellised autorid. Et kuigi see rafineeritud karikatuur tekitas ka mingil määral kirinat, et see on nagu liiga keeruline ja saada naljadest aru, aga siis teisalt see tähendas seda, et huumori ühiskondlik kaal oli oluliselt suurem kui praegu. Intellektuaalsemad teemad ja sellised võrdlemisi julged seisukohavõtud siin ajastu kontekstis ei jäänud märkamata. Ja selline võimekas ja aktiivne karikaturist võis olla siis lugupeetud kui arvamusliider ja kuulsus. Klikkin siit läbi Priit Pärnapildi, need on siis tema lasteraamatud, mis tekkisid animafilmide kõrvalsaadusena. See on juba ettevõtted. Aga et siis Pärnu oli üks noorema generatsiooni selline juhtkuju, just seepärast, et nemad siis põlgasid selline programmiliselt punaseid teemasid, mida esindas siis Pikri nii-öelda esikahe näitud, mis siin oli, ja Hugo Hiigus käis neile eriti tähendama. Nemad pigem esindasid sellist introvertsemat ja radikaalsemat ja mustemat huumorit. See on Hiila Prants, keda aeg-ajalt võib lüüki näha päevalehes. Siin on selline nihilistlik avatoon, nagu sellised jõhkrad naljad, mis ei jäänud nagu märkamata ja neil aeg-ajalt tekkis ka siis raskuse masside trükki saamisega. Eriti just see, et kiusuajamine, see vanema põlvkonnaga ja nii edasi. Aga üldiselt selle trükki saamisest rääkides, siis tsensuuri küsimus oli muidugi ka üleüldine, aga samas tsensuur oli arbitraarne pidevas muutumises. Oma osa mängisid näiteks parteikongresside otsused ja siis konkreetsete toimetajate meelsuse jõudlus ja nii edasi. Mis tähendas seda, et tööõhkkond oli võrdlemisi frustreeriv ja ebameeldiv paljude karikaturistide jaoks. Töötate seda nii-öelda ehku peale, et päris selliseid asju, mis nagu kindla peale kuskil trükki ei lähe, keegi nagu sahtlisse ka ei teinud, aga siis kus see noorem generatsioon riskis rohkem, et oli selline mängulisuse moment, et kas ikka läheb läbi. Mõned väljaanded olid siis ka riskialtinud, seda just Pikker oli isegi konservatiivne, aga siis ajalehe edasi, oli kõik Jürilane oli selline, kus avaldati selliseid julgeid asju, ja toimetaja siis käis Vaiva laulumas, jälle mingi jama oli. Aga et see kõik siis aitas kaasa karikatuuri lisatähelepanu võitmisele, et kui see tõesti midagi julget ilmus, siis pandi seda ka tähele. Ja just need nooremad karikaturistid nagu Priit Pärn said siis teravmeelsuse tõttu eeskätt siis omaealiste seas tõttu hästi populaarseks. Ja nende esindatavale osale karikatuurist tekkis siis ka selline julge ja opositsioonilisest vaimust kantud renomee. Et karikatuur oli üldse väga populaarne, Pikker välja annab üks mingi tohutuid tiraaže 26 ja nii edasi. Ja tsensuuri kontroll huumori üle oli ühelt poolt küll paranoiline, aga teiselt poolt asjapärast, et võim tajus pidevalt, et võib nagu asi käest libiseda. Et kuigi siis Pikri kaanet tehti siis püüdlikult endiselt punased suurema osa ajast, siis see ei muutud asi päris nii olla, isegi kui autorid tajusid, et neid seal kiusatakse ja otsisid muid väljudeid. Aavo Paistik ja Priit Pärn mõlemad läksid siis tööle animatsiooni valdkonda ja nii edasi. Kui nüüd 70-ndate nimesid veel näidata, et siis omane oli see, et visuaalselt püüdsid siis kõik olla hästi karakteersed, et see on Ilja Kurkovitš. Tema oli selline eriti eksistentsialistlik ja selline, ma ei tea,
edasi, ei mängi mingil otsesele huumorile, et see on pigem selline filosoofiline vaade. Tema on siis näide sellest nii-öelda kasvanud kunstilisest ambitsioonist, et meeletu töö selle graafilise poole. Ja siis, kuigi enamik neist vanematest jätkas samas vaimus, siis üks autor, millele peab kindlasti osutama, et see oli siis kõige arenemisvõimelisem ja üks ka kõige andekamaid Eesti karikaturiste Edgar Valter, kes oli tohutavalt andekas joonistaja, võis joonistada kuidas tahes ja mida tahes. Siin on ta sellised suhteliselt lihtsalt valise ribased, aga 70-ndatel osad raamatud on tohutult töömahukad sellised sumejoonistused. Ja siis huviväärt on ehk veel see, et 70-ndatel ja 80-ndate alguses ilmus hästi palju võrreldes varasema ajaga karikaturistide raamatuid ja karikatuurikogumiki Eestis. Seal samal Valteril on neid lausa terve rida, mis on hästi eripalgelised. Ja siis Priit Pärnal on need väga uhked nii-öelda lasteraamatud, Kilplased ja Tagurpidi. Ja teistel mõnelgi on siis konventsionaalsed karikatuurikogumikud. Ja siis lisaks ajastati Moskva olümpia ajaks selliseid nii-öelda esinduskogumikke. Et kogumik 16 mängi näiteks, kus oli 16 parimat karikaturisti hetkel. Mingi spordikarikatuuride kogumik Handicap, siis Edgar Valteri raamat Jahikoera memuaarid. Ei ole. Neid kõik iseloomustas see, et saate tekstid neid raamatutes oli vormistatud terves hulgas võõrkeeltes ja see näitlikustab siis seda, et vaatamata sellele opositsioonilisele varjadele, mis oli nooremate karikaturistide tööde, oli võimu seisukohast Eesti karikatuur siiski ka propagandaks sobiv tööriist. Et kuigi enamik neist töötavatest karikaturistidest ei teinud sellist punast propagandistlikku karikatuuri, mida oli siis palju selles, mis täiega domineeris Vene ajakirjast Krokodil. Et erand oli siis oma Hugo Hiibus, kelle tööd siis ilmusid ka Krokodilis ja kellel olid Moskvas personaalnäitused ja nii edasi, kes siis tõesti võttis ja põhjas seda kapitalismi nõretavalt. Teenis selle täna nooremate põlvuse, aga võim kasutas ära ka teiste selliseid lihtsalt poliitiliselt neutraalseid töid siis selles kontekstis, et tehti olümpia ajaks sellised naljakad kogumikud, mis esitleksid siis nii-öelda nõukogude inimese inimlikku valet ja seda, et elu nõukogude liigas on täiesti normaalne printsiibil, et kui nad nalja teevad, siis järelikult on kõik korras. Nii, siin jõuame vaikselt 80-ndatesse, kus hakkas siis tekkima tasapisi uusi probleeme. Kunstilisem tiib Eesti karikatuurist noorem seltskond, eriti need, kes töötasid põhikohaga animatsioonist, töötas, hakkasid siis arenema aina rafineeritumaks, mis tähendas seda, et laiale publikule pisut liiga kunstipäraseks ja sürrealistlikuks. Siin on mõned näitefotod. Ühesõnaga, omand mullistus 80-ndatest on grupeering nimelt Tallinnfilmi sürrealistid, mis koosnes suuremas jaos tuntud karikaturistidest, just sellest nooremast radikaalsemast seltskonnast. Priit Pärn, Iki Ermits, Hillar Mets ja kogu see kamp. Ja nad tegutsesid üsna lühikese ajaväitel, et 86. aastal alustasid ja korraldasid suurejoonelise näituse Tantsutares Tallinnas ja Tartus, vist oli kunstimajas. Ja nagu te näete, ei ole tegemist eriti sellise näitusega, kus oleks seina peal pildid, vaid on selline irooniline postmodernistlik liialdus, et karikatuurid olid vormistatud näiteks õlimaalina installatsioonide objektidena. See näitus ei olnud Eestis leiutatud, nad hiljendasid kaasa teistes riikides nimetati seda näiteks karikatuuriplastikaks või kolmemõõtmeliseks karikatuuriks.
ühesõnaga karikatuur, mis on vormistatud objektidena. Et siin on see läinud seal üleval. Et asjad näituse jaoks nad tõid Pääsküla prügimäelt ja see asi siin on mingi plekist ventilatsioonitoru liides või midagi sellist. Ja siis Priit Pärn märvis selle ära Kihnu mustriliseks ja pani selle objekti nimelt Kihnu kuulikindel ja tahtis selle kinkida Mark Soosaarele, aga Mark Soosaar väga solvus. Ei tahtnud seda. Ja sellest allpool see Kundal Taati asju kõlab nime Logisel Laokoon, see põhimõtteliselt meenutab seda kuulsat Laokoonist kultuurigruppi, mingi nurgaart siit ja seda kõik palub sellest. Et näitustega läks mõnes mõttes hästi, mõnes mõttes halvasti, et publiku menu oli tohutu, aga võimude asja palva ja panin Tallinnas näituse varem kinni. Tartus vist oli ikka nii kaua lahti, kui pidi olema. Ma mäletan seda, et ma käisin Tartu näitusel ja see samas perforaat, vist see suurkujul, see oli impäid hirmutav. Tartus ta oli vist paigutatud mingi koridori otsa, punase vaibal. Et see on ühesõnaga mingi leitud, prügimäelt leitud mannekin, mis oli, ma ei tea, kas ta liigutas ka vist. Tal istus laua taga tähtsalt, mis tontlik kuju. Ja simuleeris mingit väga olulist bürokraatlikku tegevust. Seal oli pooleks lõigatud Saapo Rožets ja kuskil on objekt nimega värviteleviisor, Mati Küti oma. Vaat see siin, see põhimõtteliselt oli vana Vene televiisor, mis oli vaetud värviliste pritsmetega, meil oli külge monteeritud siis autopojamees, mis lükkas saastased maha, meil on kõik maapõestas. Nii, ja see Priit Pärn esines siis sellise vaba graafikuga. Ühesõnaga, kogu selle seltskonna probleem oli selles, et Pikris üldse stagnatsiooni tingimustes, kui mujal oli siis neid karikatuurikruvisid koomale tõmmatud ja ei saanud enam oma kahtlaste mustahuumori naljadega väga löögile. Ja siis nad kõik otsisid mingeid lisaväljundeid ja see oli siis üks selline mullistus. Et Pärn jah, otsustas juba, et tema läheb üldse tegeleb vaba graafikuga paremini. Aga et siis seal on nagu juures selline asi, millest ma pilte näitan, on üks bakalaureuse töö, üks korralik, mis on sel kevadel kaitstud siis Kunstiakadeemias. Et ühesõnaga, see Tallinn filmi surrealistide teemal oli nagu juures selline oma raba imetlemise varjund. Siin nimedest küljes. Et on selline nagu ennast täis ja ülearenenud karikatuur, et juba nii suure püsti ambitsiooniga, et selline klassikaline karikatuuri ajale silbuv formaat tundub meile täiesti mõttetu. Ja see on mõned poolt ka siis selline ajast vaimuga kooskõlas, et kuigi sellist sõna postmodernism Eestis nagu veel palju ei kasutatud, sel ajal oli õnneti 80-ndatel juba selgelt tunda, et senine kunstihierarhia tipp, klassikaline maalikunst on oma liidripositsiooni ja tähtsususe kaotanud. Ja kõik olulisemad ja põnevamad sündmused toimusid siis teistes valdkondades, mis olid palju marginaalsed. Ja siis Tallinn filmi surrealistide lühikeseks jäänud aga särav tähelend, siis oli samas mitmes. Aga siis sellega paralleelselt selline nooremad ülearenemisega või väljaarenemisega karikatuurist siis toimus teine trend, mis puudutas siis põlvkonda, kes oli alustanud kuskil 50-ndatel, 60-ndatel. See oli siis vananemine, mis humoristile üldiselt väga ohtlik seisund, mis toob endaga kaasa sellise konservatiivseks ja anakronistlikuks muutumisega. Ühele inimesele on näinud teile Hugo Hiibuse pilti siia juurde. Et ajad muutused ja sündmused arenesid tormiliselt poliitika valdkonnas, noored ja vihased läksid järjest vihasemaks. Aga et siis vanem generatsioon püüdis siis jätkata samas vaimus, et toota samas poliitiliselt konjunktuurselt punast karikatuuri. Ja siis see põlvkondade lõhe siis sellest tulenevalt aina süvenes ja siis tekkis selline üleüldine rahulolematus ja hädaldamine. Näiteks 86. aasta suvel
Samal ajal, kui alustasid Tallinna sürrealistid juba kuskil mujal oma asjadega tegelemist, siis vanem põlvkond korraldas ikka sellist vanas vaimus karikatuurinäitust konkursida mingitele noortele, et siis seda tuli ainult mingi täielik jura ja siis Edgar Valter protestiks korjas siis oma tööd sealt näituselt üldse ära, et tase oli nii madal ja lehtades ilmused halavad artiklid, kui halvasti kõik on. Nii. Ja siis veel üks alateema selles 80-ndate lõpupoole süvenevas karikatuurikriisis on see, et Eesti karikatuur oli täiesti meestekeskne. Kogu selles seltskonnas oli ainult 2 nime. Elle Tikerpraegine pilti ma näitasin, kes andis 90. aasta paiku Sirbi intervjuust pärit, kus ta räägib, et miks ta on peaaegu ei joonista karikatuuri. Et ühest küljest on see, et ta on kogu aeg tajunud ennast mingi valge varesena, et pidevalt on võrreldud teda mingite naistraktoristidele ja kommenteeritud, et naistel ei ole huumori meelt ja nii edasi. Ja siis üks autor oli veel, see oli ka selline 70-ndatel aktiivne, et Kaja Põder. Aga nemad on kõik, see on praktiliselt kõik Eesti naiskarikaturistid ühtsed, palju kui mina tean. See on hoopis teistsugused teemad. Siin on natuke sellist konjunktuurset huumorit kriisi ka, et jälle ilmutakse tööluusi üle ja bürokraatia üle. Nii, aga siis juba vaikselt 80-ndate lõppu, mida võib pidada nii hästi Eesti karikatuuri ajaloo kõrghetkeks, kui siis ka krahhi alguseks. Kõrghetkeks ma näitan ühte konkreetset pilti, mis on siis Priit Pärna karikatuur Sitta kah, mis ilmus 87. aasta 8. mail. See on Eesti ajaloolisest tuntuim ja mõõtlev karikatuur. Võitis ajaleht Sirp karikatuurivõistlus ja kõheldi küll, et kas lasta trükki või mitte, kes otsustati, et okei, et laseme ja siis tuli sellest kohutav jama ja palju poliitilist karjumist, aga kas tabas nagu kõvasti närvi ajahetkes, kus Eestil oli tekkinud iseseisvuspüüdlased ja kangesti ei tahetud olla selles liidu suures potis enam, kus nagu ei puhetud vääriliselt. Aga selle samal ajal oli ka märgiline selles mõttes, et aeg oli muutunud minevaks poliitiliselt ja kogu trükipind läks põhiliselt tekstide alla. Samal ajal oli siis tekkinud ka tohutu majanduskriis vaikselt ja paberipind oli kasvanud. Et lihtsalt sellist, et on trükipind, mida on vaja millegagi täita, sellist elementi oli järjest vähem. See tähendas seda, et siis kannatas karikatuuri ilmumisvõimaluste küsimus tugevalt. Et need karikatuurid, mis ilmusid, olid siis ühtäkki kõik enamikus poliitilised ja tekkis avaliku võimu kriitika, mis esialgu nagu selle pildi puhul tundus siis hästi värske ja sensatsiooniline, et siis see oli ilmus. Aga teisalt oli selle temaatika mõjuvusaeg väga lühikene, et ainult paar aastat maksimaalselt. Et selle aja peale kulus see siis nagu täiesti üksluiseks, kõik teised teemad jäid siis selle uue poliitilise konjunktuursuse varju. Kõik, kes joonistasid, püüdsid siis näisid püüdvat korraga siis tõestada oma uut meelsust, et kuigi kõik olid väga püüdlikud, aga enam ei olnud selles vallas, siis nii vaidukad tabanud ja hästi närvinud päev selle pildiga. Et põhimõtteliselt see tähendas siis seda, et kunagi see punasuse asemel oli tekkinud siis uutmoodi konjunktuurne ühiskonnakriitika. Peegeldas siis üldist olukorda, aga üldine olukord läks järjest läbaramaks, et üks asi oli see mainitud paberikriis. See on väga primitiivne põhjus, aga oluline, et varsti oli tõesti niimoodi, et ajalehed ilmusid järjest väiksemas formaadis ja järjest suvalisemalt paberil, et mingitel värvilistel paberitel, sest valged ajaloo paberitel on ei olnud. Aga siis majanduskriisi taustaks oli see, et impeerium lagunes, nagu te liitliselt vajus laiali ja sellega seoses kadus ühtäkki ka see ühine vaenlase kuju, mille vastu oli see
viimase paari aasta kogu see poliitiliselt konjunktuurne huumor olnud suunatud. Ja siis kogu see nii õitsenud Eesti huumoritoodang sattus siis üleüldisesse kriisi, et ei kõlvanud siis ei need vana kooli hambutud naljad ega siis liikkunstiline vaimutsemine noorema põlvkonna Tallinna filmi sürrealistide maigus. Ma olen siit üle kapanud 80 näidetest, ma vaatan kõiki neid ka läbi. Et see on see vana kool 80-ndatel ikka veel jaurab selle puuduva tööeetika üle Nõukogude Liidus ja mingi ebakvaliteetsed ehitused ja ebakompetentsed ülemused ja juhvikutest töölised selline klassikalised teemad, mis nagu väga enam kellelegi korda ei läinud. Kalju Kivi, kes on noorema generatsiooni esindaja, tema esindab siis seda kriitilisemaks ja absurdihuumorikumaks minevat suunda, et mille vastu siis vanakoolna protesteerib, kes sellest aru saab, mis koledasti joomistatud ja nii edasi. Ja siin on Edgar Valter, kes joonistab endiselt väga hästi, aga sisule on veidi muutusemaks vanetunud. Siin kogu see plokk on noored, Hillar Mets ja Toomas Kai ja Reini Lauks ja Anne Vasar. Kujutan ette, et see on mingi naistepäeva ikka. Et siin on ka näited sellisest kui Priit Pärn hakkas joonistamas, tema esimesed karikatuurid olid pildid mingitest poodudest, ühesõnaga mingisugune 60-ndate järelvaiendus, kus kõik oli ammas ja naiivne ja helge, et siis äkki tulid sellised eramordsed süüdjad naljad ja kõik nooremad, kes tulid pärast Pärna, olid tohutud Pärna fännid nagu Hillar Metsi. Nende sündmus oli siis veel räigem kui Pärna. See on ka 80-ndatest Tartust, see on Andres Aderga, see ilmusid edasi erilased, koomiks liba, nagu Alice on see peategelane, see tumedate lokkidega nurdaam. Et see oli sellises popkunsti võtmes ja siin on näha selliseid poliitilisi nalju, et Ader tegi seda päris vaimukalt, aga et siis miks mul näited ei ole, on see, et ilma neid labates mõtlesin, et ta oli nõmedad, et neid nagu üles känni. Et nüüd kuluksid ära, aga peate lihtsalt sõna selles olla uskuma. Ja siin on veel mingid eriti noored, Peep Ebasan, et see on ka selline 80-ndate lõppu selline. Ühest küljest see on hästi põnev layout, joonistab täiesti omanäoliselt, et sisu on ka selline täielik horror, mingid laibad. Et tema kohta see küll ei käi, et see minu meelest on päris vaimukas, aga siis 80-ndate lõpus, kui oli kogu see majanduskriis, poliitilise majanduse ärakukkumine, siis lõppes ka tsensuur, mis tähendab, et trükki lasti siis nagu seda, mis paremini toimetaja otsustas ja närvilisi vajad ja siis hakkas karikatuuri vallas trükki pääsema, see on Juss Pihos on päris naljakas. Et trükki hakkas jõudma lisaks neile tolematele näidetele ka selliseid ilmselgeid labasusi amatiorlikust ja siis sellises üldises mudasuses karikatuuri varasem raffineeritud maine kadus nagu päris käest. Et isegi sellised vanakooli kindlad teemad, mis varem olid nagu olme huumor, et see muutus ka selliseks virilaks ja vähe naljakaks, kuna olud lihtsalt olid nii jubedad, et ei olnud nagu enam naljakas. Ja siis teine aspekt oli see, et suur majanduskriis ülemineku ajaga Nõukogude Liidu lagunemisega tõi siis ka üsna järsult sellise sotsiaalse kihistumise ja killustamise, mis murendas publiku, kes seni oli varem naljadest üsna ühtemoodi aru saanud. Mis tähendas seda, et siis huumor, sealhulgas karikatuur kaotas korraga üldrahvusliku kõlapinna. Et isegi selline poliitiline pootas nagu iseseisvus ja see tegi kahvatus ja tekkis selline tigestumine.
üsna nutused on need pildid, kui 90ndate algust vaadata. Ja siis omaette oluline nüanss oli veel see, et karikatuuri allaviimise protsessis mängis rolli inflatsioon. Et lihtsalt honorarid muutused tühistaks, mis seni olid olnud täiesti korralikud. Ja see oli selle, et mitmed senised professionaalid oli põhitöökoht kuskil mujal, kes olid siis hea meelega joonistanud karikatuuri, millega sai praktiliselt teise kuupalga juurde teenida. Et nemad siis ei näinud nagu enam mõtet joonistada, kui seda ei väärtustatud. Ja siis suured muutused toimusid ka ajakirjandusmaastikul, kus siis selgus, et need nõukogude väljaanded vabatool ei peagi vastu, kellelgi ei olnud enam mikrit osta. Need tulid uued ajalehed, kus hakkas ilmuma selline läänelikkus mallis lehekoomiks pigem, mida tegid siis teised inimesed, kui senist professionaalsed karikaturistid enamasti. Et siis karikatuur jäi kuidagi täiesti kuivale mõne aastaga siis enam-vähem suri välja, et jäi sellised umbes nagu loomad loomaaias või reservaadis, paaris üksikus lehes sai siis jala ukse vahel mingi selline korralik karikaturist ja nad on seal tänase päevani tööl. Näiteks Heiki Ernits on Ekspressi juures olnud jumal tõttu kaua ja Illar Mets on ka juba päevalehes olnud näidanud kaua. Heiki Ernits on üldse on kuskil. Ja siis teiselt poolt selle Tallinna filmi surrealistide suuna, siis sellise süvendatud kunstilisuse suunale tuli ka suhteliselt kuulsusetu lõpp, sest et 90. aasta paiku see hakkas nagu selgeks saama, et kunst ei taha karikatuuri enda sekka. Et kui kunst ise oli siis paradigma muutusest tulenenud kriisist, et see tähendas seda, et see nõukogude kunsti hierarhiagi mõranes, aga siis uue lainena tulnud siis nüüdiskunsti paradigma pidada ennast siis millekski palju paremaks kui karikatuur, mis on selline konjunktuurne tarbekunst ja ei ole nagu oluline. Et igasugused sellised asjad nagu huumori või rahvalikkus olid siis kohutavalt ammut selle uue nüüdiskunsti seisukohalt, kellel oli vaja ennast väga tõestada, kes võttis ennast silmuga kohutavalt tõsiselt. Nii, et siis kui tõmmata otsi kokku, et siis taasiseseisvumisaegse karikatuuri toodangu pareneku eest vastutab siis siiani väike osa 70-ndatel, 80-ndatel alustanud autorite põlvkonnast, et siis Heiki Ernits, Illar Mets, Rein Lauks ja paar üksikud veel, ja kes siis töötavad suhteliselt nagu tühikäigule, kuna sellisel kätteõpitud tasemel, keda kujutasid juba kuskil 80-ndatel välja, mis on küll hea, aga huvitav nagu enam väga ei ole. Ja siis huvitaval kombel on siis, kui just huvitaval on sellised ajad on muutunud, et karikatuuris ei ole nagu tekkinud sellist järelmasvu, mis suudaks sellele vanale koolile siis mingit konkurentsi pakkuda. Sest kogu see valdkond ise on omandanud sellise suhteliselt anakronistliku varjude. Huumor on lihtsalt kohanenud uute aegade vormidega ja karikatuur on üks selle kunagi väljendusvorm on siis nagu stagneerunud ja vähe nähtav lihtsalt. Et isegi kui ta on sinult kohati päris terane, just näiteks mingid Ernitsa või Illar Metsane ja sellised editorial kartuuni või juhtkiri karikatuuri ajalehtedes, et siis tal ei ole enam sellist üldrahvuslikku kõlamida ikkagi, et seda tähtkarikaturist ei ole enam mingi eriline arvamusliider. Näiteks Hartar 12 seda algkirjastanud või lugenud, kas see oli mingi karikaturist, aga 40 kirjale kohveldi näiteks Priit Pärmad, kes ei juurde minna. Et siis nii palju, kui neid professionaalsemaid on, et siis nemad on angažeeritud kindlate lehtede juurde ja süsteemi välistel karikaturistidel ei ole ka mingit kohta, isegi kui oleks toores talent, kes üldse tahaks kugi karikatuuri joonistada, vanakooli karikatuuri kuigi lehte, et tal ei oleks üldse lihtne jalga ukse vahel saada, sest esiteks lehtedes on profid juba palgal sellist väljaannet, kes seda vabakutselist mingit noort karikatuuri kibeles avaldama, et seda lihtsalt ei ole. Et on
on püütud küll panna pikrit uuesti ilmuma, küll on tehtud sirgine huumor lisa, aga mõlemad on siis võta kiiresti alla neid selliseid katsetusi. Veel selliseid pildikesi, mis on vahele jäänud. Siin on Mati Kütt, kes on siis nüüdseks tunnustatud animafilmi vastaja. Ka üks Tallinna filmi sürrealistidest. Jari Hooving samamoodi. See on see olümpiaaegne spordikarikatur. Ma ei ole päris kindel, sest tema oli selles handicap'i spordikogu, see on võis olla. Veel Rihovit, see on ka mingi sporditeema, on või see mida. Nii, siis jäi mul vahele selline tüüp nagu Jüri Kire. Kui kulta sellele oleks veel olla, et Ilja Popovitš suri väga noorelt ja Jüri Kire suri ka millest 80 lõpus. Suhteliselt on ka selline prole ja olmehuumor palju, aga see on päris selline absurdi huumori võtmes ja üsna haimukas. Minu meelest ta illustreeris mingisuguse koduremondi õpiku või midagi sellist, et selline lapsepõlve mälestused on seoses tunkemise oludega. Sest noorte häälest. Nostalgiafaktor. See on Eduard Tüür. See onu oli veel, ta on kohutavalt vana, aga ta oli veel mõned aastad tagasi elus ja osales mingi karikatuurivõistlus. Ühesõnaga mingi käinud kuskil Viljandis püüab veel jätkata seda veel vana kooli karikatuurivõistluste teemat ja minu meelest on Hugo Hiigus sellega seotud. See on nagu niivõrd rongist maast tänaseks, et ei ületa üldse midagi jõudiskimist. Minu päris kindel, kus ma neist naljadest üldse aru saan. Nii palju seda juttu siis oli, et mida küsimusi on püüda vastata. Kas, kui see on selgelt, kas sellest on mingisugune reaalne arhiiv jäänud alles? Kas mingid jutud on, et Mikri arhiiv on alles. Ja Hins Valkma see, kes teab sellised asju, et tema kunagi tegi mingi näitusel, kommenteeris seda just mingid neid arhiivis seisved asju. Aga minu meelest Pikker nagu originaale tingimata endale ei jätnud. Vist kui ei võetud, siis sai tagasi. Aga seda ma tean, et kohati need karikatuurid seisid nagu toimetuses tükk aja, et eriti just selle edasi herilased oli siis toimetaja Kalju Kass, kes võttis siis julgelt need Priit Pärna sellised nihilistlikud asjad kõik vastu. Tead, seda ma enne otsisin ja ma ei leidnud üles, võib olema kuskil PDF artikli illustratsioonidega, mis sai Pärnast kirjutatud ja ma ei tea, kus see oli. Iga ainu. Jah, nimees vastu oli. Aga tema oli siis istunud ja oodanud valinud hetke, et kus siis tundus, et on rahulik ja siis pannud jälle mingi sellise räiganud Pärna kultuuri ette. Ja siis Pärn ise on nagu suhteliselt rahul, et temale need jamad ei jõudnud, et siis toimetaja puhverdas kõik need süüdistused ära ja et Pärnal endal ei tulnud probleemid jäid siis nagu siis toimetuse raames. Aga üks näide sellest, et tsensuuri survest on ka see, et 80ndate alguses kuskil Pärnal olid juba tõsised probleemid, et tema Pikris löögile ei pääsenud, et suhted toimetajatega olid halvad, et siis
ta hakkas joonistama tähekesele taga kaasi ja tähekese illustratsioone. Et samas lõplas kui nüüd tagurpidi ja kilplased on. Aga see, et mis võis probleeme tekitada, konkreetselt animafilmi probleem, et tsensuuriga, et seal oli täiesti absurdsed küsimused. Aavo Pastiku filmis Tolmuime näiteks, kus on see hullult tolmuime ja hakkab siis nagu mööblit ja majujat ja kõike endasse imema, et siis selle filmiga tuli probleem seepärast, et tolmuime punast värv. Ja siis Pärnal oli mingi film, kus see oli ilmselt see hea teetrükke, kus on siis roheline karuke, kes teeb teistele loomadele naine ja siis selgub, et kõik teised loomad kardavad elevanti. Et ei julge naerda enne, kui elevant naerab. Et see elevant oli punast värvi. Nad küll püüdlikult tegid teda selliseks tumedaks kirsipunaseks, aga ikka hakati küsima, et mis siis on ja tegema. Ja siis oli näiteks harjutus iseseisvaks eluks filmis, siis visuaalselt kõige rohkem selle tagurpidi raamatu moodi, kus on siis isa ja poeg, et isa on selline pintsakus olnud ja poiss on üsna samasugune, kus tagurpidi Antsin raamatus. Et see film sai valmis siis, kui olid just tulnud siis partei keskkomitee pleenumi uued otsused avaldatud kõikides lehtedes ja seal oli deklareeritud, et Nõukogude Liidus ei ole põlvkondade vahelisi konflikte. Et siis samal ajal saab valmis film, mis räägib mingist isa ja poja suhtlusprobleemidest, et siis stuudios võiti peast kohe kinni, et see on seisma, et me ei saa raha tagasi. No nii. Okei, nüüd. Poolest tundi on täis ka, et poolest tundi. Ma tahan kuulamust. Tänan ka meie.